tere! See on minu mütsidest kõige rohkem lenduri mütsi moodi ja seesugune kostüümivalik on täna sellepärast, et teemaks on sõjalendur Antoine de Saint-Exupéry ehk siis Anton Pühast Saint-Exupéry linnast. Ma armastan meeletult, piiritult Exupéry palvet, mille ta kirjutas paar päeva enne viimset Vahemerre kukkumist. Lennuk leiti 2000. aastate alguses, nii et nii see läks. See oli umbes 10. kord alla kukkuda, kui taevas otsustas, jääb nii. Ja see palve on meil selline. Armas Jumal, ma ei palu sinult imesid ega nägemusi, vaid tugevust igasse oma päeva. Õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti. Tee mind tähelepanelikuks ja leidlikuks nii, et saaksin igapäevaelu sagimistes nende avastuste ja kogemuste juurde, mis mind omal ajal erutasid. Õpeta mind aega õigesti juhtima. Anna mulle peent tunnetust, et teha vahet esmatähtsal ja teisejärgulisel. Palun jõudu hoiduda ja ära öelda asjadest, mis panevad mind elus laperdama ja elust läbi libisema, ja palun abinõusid, mis aitaksid mul oma päeva targalt kavandada, nii et näen selle tipphetki ja leiaksin vähemalt aeg-ajalt mahti nautida kunste. Aita mul mõista, et unistamine siin ei aita. Ei mineviku ega tuleviku unistused. Aita mul olla siin ja praegu ja pidada kõige olulisemaks praegust hetke. Päästa mind naiivsest veendumusest, et elus peab alati kõik laabuma ja sujuma. Anna mulle selge teadmine, et raskused, lüüasaamised, langused ja ebaõnnestumised on vaid loomulik osa elust, tänu millele me kasvame ja küpseme. Tuleta mulle meelde, et süda vaidleb sageli mõistusega. Saada mulle õigel ajal keegi, kellel on julgust öelda mulle välja tõde, aga teha seda armastavalt. Ma tean, et paljud probleemid leiavad lahenduse, ilma et peaksin midagi tegema. Nii et anna mulle kannatlikkust. Tead ju küll, kui palju vajame sõprust. Luba mul olla selle saatuse kõige ilusama ja õrnema kingituse vääriline. Anna mulle rikkalikult kujutlusvõimet, et saaksin õigel ajal õiges kohas, kas vaikselt või välja öeldes, anda kellelegi vaja minevat soojust. Tee minust inimene, kes teab, kuidas jõuda nendeni, kes on omadega täiesti põhjas. Päästa mind ära hirmust, et mul jääb elus midagi vajaka. Ära anna mulle seda, mida endale soovin,
vaid seda, mida tegelikult vajan. Õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti. Aamen. Vishen Lakhiani väljendab seda sama asja nii, et sa ei saa mitte seda, mida sa tahad kosmilisest kataloogist, sa saad seda, mis sa oled. Meie tekst Antoine de Saint-Exupéry eksistentsialismi kõrgem pilotaaž annab meile seda, mis me oleme eesti keeles, tundjad, elajad, hingajad, mõtlejad. Nii siis me paneme puuduvad kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Seejärel leiame sellesse teksti sihilikult pikitud tohutu koguse võõrsõnade tähendused. Nii siis juba koos minuga kokkulahku mantrat läbides ja komasid asetades ole kallis, märgi endale ära võõrsõnad. Võõrsõna eesti keeles on see, millel on emb-kumb sees võõrtäht X, Y, Z, 2V, mis algab tähtedega G, B, D ja mille rõhk on kaugemal kui esimene silp. Niisiis, juba pealkirjas eksistentsialism, inimeseks olemise kunst, väärib allatõmbamist ja pärast siis sul läheb seekord 2 paberit tarvis. Ühele paberile kirjutad oma essee inimeseks olemisest, võrreldes näiteks papagoiga, ja teise paberi peale saad sa päris suure rea sihilikult teksti sisse istutatud võõrsõnu ja seletad need. Võõrsõnu kasutades me justkui näitame oma eruditsiooni, kui sa võõrsõna tähendust ei tea, parem ära kasuta. Legendaarseim võõrsõnadega puusse panija Eesti kultuuriloos on olnud Kärna-Ärni Sulev Nummiku geniaalses esitluses. Sissejuhatus. Lendur Antoine de Saint-Exupéry on oma kultusteosega üks sõna, teose tase, teose lennukaar, kirjanduse kõrgem pilotaaž. Väike prints jutumärkides, raamatu nimi, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Loonud eksistentsialismi tippteose üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, kooma, mis võtab mängleva valulikkusega kokku inimeseks olemise igihalja üks sõna, iga, igavesti haljas. Võlu ja avaliku saladuse, ohoo, peaks ütlema nüüd lugeja. Mis saladus on? Tegemist on otsekui kaarekesega kokku, lapsiku muinasjutuga üks sõna, jutuliik, kooma, mida uuesti üle lugedes avastavad ka nii nimetatud lühendid ilma punktita, suured inimesed, iga kord midagi uut. Avastavad, koma, järelikult polegi veel lootusetult täiskasvanud üks sõna. Tunnevad väikeses printsis ja autoris ennast ära. Mõttekriips, pikem hingamine.
Järelikult on ühendus oma sisemise lapsega kenasti alles. Kohustusliku kirjandusena põhikoolis lugedes näed sa lugu sellest, kuidas ühel mehel, kes moosiriiuli tüüpi lennukiga kõrbesse kukub, on palav, vett ei ole, siis tuleb veel mingi väike kutt segama ja hädaldama joonistuste ümber. Siis, kui sa loed teksti gümnaasiumis, oled sa juba selle võrra arukam, nii palju kogemusi juurde saanud, et sa adud selles tekstis varjuvat allegooriat, mõistu, juttu, metafoore, kujundeid. Kui sa oled ise juba mõne Väikese printsi lapsevanem, saad sa järsku aru, et tegemist on millegi nii sügavaga, et selles kui inimloomuse väikeses katekismuses, inimese käsiraamatus on olemas kõik, mida me kõrgkoolides psühholoogiat õppides, suisa psühhiaatriteks koolitudes, mida me filosoofiat, antropoloogiat, antroposoofiat õppides omandame ja taas avastame nii Exupéry kui Nabokov, Lev Tolstoi kui August Kailit teadsid. Nad teadsid täpselt, mis on inimhinges, kust kohast me tuleme, kelle hulka me tegelikult kuulume, miks me siia planeedile tulime ja kuidas siit pääseda ja mis edasi saab. Alati on olnud teadjad. Kiidetud olgu Asser Murutar ja Ülo Vooglaid, kes pikkades vestlustes võtsid Väikese printsi koos mu lastega tähtedeni algusakesteks, võiks öelda kirjanduslikuks DNA-ks. Tunnevad Väikeses printsis ja autoris ennast ära, mõttekriips. Järelikult on ühendus oma sisemise lapsega kenasti alles. Lendur teab, kui lihtne on tähtedele nii lähedalt surnuks kukkuda. Mida kõrgem isiksus, seda kõrgem kukkumine. Mitte ainult ses mõttes, et lennukiga alla kukkuda ei ole tore, eks ole. Seega tunnetab ohupiiril, võib-olla nii kokku kui lahku, ohupiiril, lendav mees iga elupäeva üks sõna, jättes lahku iga elupäeva. On meil asi mõnevõrra orientaalne, iga elu, iga reinkarnatsiooni taaskehastumise, liiga keeruline elupäev. Ja hingetõmbe üks sõna, väärtust. Ta suudab nappide sõnadega jäädvustada inimeste armsalt armetu olemuse ja nutma ajava üksinduse. Nutma ajav võib-olla nii koos kui lahus, tunneta nutma ajav üksindus lahus, nutma ajav missugune koos üksindus. Uus lõik, et ei läheks liiga pikaks tapeediks ja sind vaevutaks lugema. Lapsed mäletavad oma galaktilist päritolu
üks sõna on läbinägelikud kokku, selgeltnägijad üks sõna ilma tuleproovita kokku. Sa ära unusta alla joonida võõrsõnu. Ahaa. Nii Antoine, koma, Anton Tšehhov kui meiekeelne üks sõna, Anton Hansen Tammsaare, on ennast sõnateraapia üks sõna abil aastaid tervetanud, et taas joonistada ja taktitundeliselt naerda. Milles on nüüd selle jutumulli point? Juba Väikese printsi raamatu alguses on üsna aus ülestunnistus, kui Väike prints, autor Exuperi ise väiksena, joonistas elevandi, kelle neelas alla voamadu, siis täiskasvanud pidasid pilti kaabuks, naersid ta välja, keerasid selle tühistamise ja pisendamisega paljudeks aastateks tema joonistamise tahte andekire kinni. Selleks oli vaja luua teos Öine lend, lennata aastaid pimeda planeedi kohal, et uuesti joonistama hakata. Meiega juhtus seesama, võimalik, et mõnel teisel elualal, aga mingisugune meie anne enese väljendamise eeldus ja tahe on kindlalt lukus. Muidu ei oleks siin piirkonnas aega nii talumatult valus. Tänu empaatiale aimame, kui pettunud oli poiss selle üle, et nii öelda ilma punktideta lühend, suured ei näinud voamao üks sõna, kui see jääks lahku, siis oleks tähendus voale, suuremat sorti uss, kuuluv magu, või madu, voamadu, liik, üks sõna, sisse joonistatud elevanti. Ühel päeval tuleb ikka Väike prints, kellele joonistada õige näoilmega üks sõna või muidu on tähendus sigrimigri õige näoilmega, näoilmega lammas. Eriti hea on kasti joonistatud lammas. Kokku kirjutatult, missugune lammas, üks sõna, kasti joonistatud lammas. Jätad lahku, siis rõhutad kasti. Kasti joonistatud lammas. Ülihea kokku on ka öise lenduri poolisui, üks sõna, nuinud pisut endisaegse alatooniga lühivormid. Poole suuga ei ole üldse nii armas kui poolisui kokku, muie selle üle, et ta tundis tänu koolis õpitule, võib-olla nii koos kui lahus, tundis koolis õpitule tänu pimeduses ekseldes ära, kas see on Arizona või Hiina. See on natukene iroonia, väike lenduri itsitus. Exuperi mahe iroonia on täpne,
absurditaju, üks sõna, peen ning metafoorid süütult sügavad. No keda sügavad? Sügavalt sügavad. Tõelisim lugu ongi muinasjutt, üks sõna, kui fantastilise eksistentsialismi kõrgem pilotaaž. Võõradlev kui, selle ette koma ei käi. Muinasjutt kui pilotaaž. Ka koomiksilaadsete üks sõna. Joonistusteta tajume satiirilist. Ega ometi võõrsõna on meeles. Joonid alla. Punase näoga seenelikku meest. 2 kaad. Seenelikku, kelle? Või millise? Seenelikku, millist? Külastades erinevaid väikseid planeete, olles teel oma asteroidilt planeedile Gaia, meile külla, läbis Taikeprints erinevad sürrealistlikud tegelased, kes asustasid oma väikseid planeete, oma pisukesi maailmu. Seenelik punase näoga mees oli ilmselgelt kõrge vererõhuga ja nõrkade närvidega. Ja 43 päikeseloojanguga, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, kui me jätaksime need päikeseloojangud lahku, teate, mul lendab siin sääsk. Meil on jaanuari keskpaik. Sääsk. Nojah. Jättes päikeseloojangu lahku, siis on tagajärg 43 päikesse. See on väga apokalüptiline. Täitsa Armageddon 43 tükki jutti ja purgatoorium otsa. Pigem siis päikeseloojang, üks sõna ja asi on korras. Sääsk. Tuletagem seda meelde keset suve. Oja. Jaanuaris ime on sündinud. Loogika, faktid ruudus, üks sõna. Ega füüsikaseadused üks sõna ei loe, kui oluline vajab jäädvustamist. See on see tingimuslik ajaline kui, mille ette käib. Kuumuses ja veepuuduses üks sõna. Hallutsinatsioone nägeb lendur, kogeb. Võib-olla üks sõna, miraaži või hologrammi, ega ometi võõrsõnad. Pigem võib olla, nüüd on lahus, siin on kõrvuti võib olla kokku ja võib olla lahus. Pigem võib olla jutuks reinkarnatsioon planeedile, reinkarnatsioon, loetleme, mis kõik jutuks võib olla. Planeedile Maa saabumine seemnena, DNA või teleporteerumisega, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, DNA kombel saabumise hüpotees leiab arheoloogide, antropoloogide poolt üha veenvamat tõestust, mis tähendab, et soovitan südamest lugeda noore Newtoni raamatut Kosmiline siug ja Zehria Zitšini raamatut Kosmiline kood. Ai, kui head.
Internetist leiad ka, kui paberist raamatut ei jaksa käes hoida. Naiselik lugeja tunneb südamega koma, mida tähendab oma väikese planeedi puhastamine iga päev. Meeslugeja üks sõna mõtleb kaasa paradoksile koma, et asteroidi tohib avastada vaid, ilma komata vaid, tähenduses kõigest üksnes, ainult saba 6, üks sõna, kindlalt kokku, muidu on selle sabaga jama. Saba 6, koma, mitte rahvuslikes rõivastes türklane. Muhu suss ja Kihnu kurinad üll seadusi teha ei tavatseta ju tänagi. See peab olema nagu peab, siis veenab. Väikese printsi armastatud Roosi nipsakus on tuttav igaühele kokku, koma, kes on rutiinselt hoolitsenud kellegi ülinõudlikku, üks sõna eest, koma, kes paneb partneri süüdlaslikult põgenema omaenese, üks sõna, oskamatuse eest armastada nii, koma, et Roos oleks rahul. Hämmastaval kombel, suisa lausa paradoks, Roosi tegelaskuju raamatus Väike prints on veel enam nartsissistliku tüpaaži portree, kui selle nime päritolu tegelane Narcissos ise ongi. Roos on nartsiss. Juhuu! Allegooriline Roosi juurest põgenemine rändlindudega, üks sõna, ei saa kuidagi teisiti lõppeda, kui võrdlev kui, kuidas, kui ei ole koma, teisiti lõppeda kui tema juurde naasmisega ilma tülikalt ebatäiusliku, üks sõna, kehata. Pärast rännakul kohatud groteskseid karaktereid tahame samastuda täheseemnetega, üks sõna, samastuda nendega, kes ei ole nii ebatäiuslikult ebameeldivad. See on ebamugav. Täheseemnetega koma, kelle jaoks tähistaevas, üks sõna, õitseb, koma, sest ühel planeedil on ainulaadne, üks sõna, Roos. Teadagi, koma, mida tähendab kusagil kõrbes peituv kaev. Eks seegi ole kujund, kuigi pärit elust enesest väga janu tuli peale nii mitme päevaga. Ja ikkagi on see allegooria. See on hinnalisem kui alamateta kuningas, koma, imetlejateta uhkeldaja, koma, numbrite maanias, üks sõna, ja mitte äri ei ole numbrite maanias. Ärimees, üks sõna, koma, geograaf ja joodik kokku. Siin on loetletud tegelased, kes elasid ühelgi planeedil. Kohusetundlik, üks sõna, laternasüütaja kokku on liigutavalt ustav. Igal õhtul süütab, hommikul kustutab, õhtul süütab, hommikul kustutab. Nagu sina ja mina. Ega tea ja ning ega või nende ette koma ei käi. Ega tea, koma, et 7. punkt. Punkt numbri järel on järgarv ja punkti me kasutame ainult järgarvu moodustamiseks. Punktita 7 peaksime lugema, et 7 planeedil, 7.
käändelõppu me numbri järele ei pane, see tuleb välja kontekstist järgmise sõna lugemisel. Me oleme targad küll. On enne elektri avastamist terve tema kolleegide armee. Meil siin planeedil gaasilambid samamoodi möllasid. Inglismaal, Austraalias, USAs, Aafrikas, igal pool, kuhu läks valge mees, seal tema lambi põlema pani. Igas mõttes. 7. on sinu, sest peas on tal valjad. Õppematerjali autor kirjutas siia seoses 7. numbriga assotsieerunud meloodia justament. Ja siis tuli rebane. Asser Murutari lemmiklause on see, nii siis, kui päriselt tuli akna taha rebane, kui ka siis, kui tuli ahaa. Ja siis tuli rebane. Sa ei saa kedagi päriselt tundma õppida, koma on rea lõpus. Kui teda ei taltsuta, sa vastutad selle eest, kelle oled taltsutanud. Minu lemmiklause. Ei taha minna õudse ilmaga õue, tallis 3 mõlu. Läheb küll, hästi läheb ja nii hea on igas mõttes. Pead tulema täpselt kokku lepitud, nii kokku kui lahku ajal, sest muidu on taltsutatu su juba ära oodanud, jääb lahku ja tal on jälle paha tuju. Peaasi, üks sõna, mõlemad A-d jäävad alles, et sinu tujukas roos ei saaks teada, liitlause teine pool selgitab, mida väidab liitlause esimene pool. Kusagil on tuhandete roosidega lilleaiad, üks sõna. Tema on siiski nii eriline, et oled valmis tema juurde tagasi pääsemiseks. Jääb lahku, laiend on tagasi pääsemise ees. See tõttu on 2 eraldi sõna, tema juurde tagasi pääsemine. Ja sa oled valmis selleks surema. Need kuldsed laused vallandavad äratundmisjudinad, kõik 3 sõna koos. Kujundlikkuse hõrku lennukaart, lennukaar, üks sõna. Kaar on lohk, mitte muhk. Kaare teeme kokku kirjutatavate sõnade alla. Lennukaart, mis nimetab rööpasead ja üks sõna poolitusmärkõria lõpus inimeste sorteerijaks ja leiutab janu kustutavad tabletid. Janu kustutav ja inimeste sorteerija, mõlemad sõnad võivad olla nii kokku kui lahku kirjutatud. Tunnetad ja otsustad, vaba mees vabal maal. Maale kukkumise aastapäeval, aastapäev üks sõna. Muidu oleks asi päris hull. Maale kukkumise aastapäeval. Sõlmib jada, aastapäeval palun kokku. Lenduri sisemine laps, sisemine laps, väike prints maoga lepingu. Ja me selgitame lepingu sisu.
Mürgine hammustus vabastab ta kehast, surma ei ole olemas ja kehast vabanemine ei ole kurb. See on nagu Jeesus Kristuse ülestõusmine, üks sõna. Mängiti Vanemuise teatris Väikest printsi. Mare Toomingas lavastas Väikest printsi, tantsis Andrus Kallastu, Madu kehastas Oleg Titov iz Sibirja. Sel hetkel, kui algas lepingu täitmine, ehk siis Madu valmistus vastavalt kokkuleppele Väikest printsi salvama, süttis lava sügavuses süda, suur punane, ja hakkas pulseerima. Paariaastane Richard Murutar, esiklaps, hüüdis heleda häälega üle Vanemuise teatrisaali. Tomat! Vaikus täitus sooja vabastava naeruga ja printsi surm muutus niimoodi helgeks. Oleks meil rohkem võimalust näha sääraseid helgeks muutumisi. Paraku näeme päevast päeva inimeste mentaalset allakukkumist, otse kui kurjast vaimust vaevatutena on nad nagu seestunud, ei ole enam need valgused, kelleks nad sündisid. Ja kui vahel juhtub vastupidi, kui ilus see on. Lõppsõna. Üleni hämmeldunud lendur sai Väikest printsi leinates oma lennuki korda, et ühel päeval sellega viimast korda alla kukkuda ning Väikese printsi juurde üles tõusta. Tänan südamest. Ma loodan, et olin siiski veidigi sõjalenduri moodi. Tõsi küll, mõnevõrra meenutab Kihnu hülgeküti ka. Ole väga hoitud, Kaili.